parang bukid na lilipat-lipat sa gitna ng daan. Papagapagaspas sa paraang tapos sandang. Et jaotakse seda riiki nagu kolmeks põhiliseks alaks on Luzon. Visayas with the beautiful beaches. Visayas, see on siis selline ilusate randadega ala, territooriumi mõttes keskmine osa. Ja Mindanao on siis see lõunaosa. Nii, meie kohalik juht ja õpetaja, tema nimi ongi päriselt ka John Elton Chua. Et kui Filipiinidest üldse rääkida, siis tema on üks saarte riik, et saar saares kinni. Neid on üle 7000 ja väga paljud nendest saartest on ka tänapäeval vulkaanilised, aga kõik nad on üldiselt vulkaanilise tekkega saared. Ja Filipiinide territooriumil on üle 25 aktiivse vulkaani. Nii et kui mõelda niimoodi, et 25, aga üle 7000 saare, siis väga suur tihedus nendel vulkaanidel ei ole ka. Ja kogu Filipiinide elanikkond loetakse umbes 100 miljonit. Et see on selline number, nagu, mida mõned riigid arvavad, et nad on ikka suured ja võimsad. Meie naaberriigis on vist 140 miljonit ja nad leiavad, et nad on ikka maailmariik. Ja kui rääkida siis, et mis on nende kultuuritaust, siis 80% siinsetest inimestest on katoliiklased. Vaata rassi tunnused, aga öeldakse ikkagi, et tegelikult see põhi sellel kogu sellel konstruktsioonil, mis nüüd siin see kohalik rahvas välja on kujunenud, et on ikkagi Hiina päritolu, et see nahavärv ei olegi niivõrd oluline, aga vaata tead, sealt poolt on nemad ikkagi enamuses tulnud ja nüüd juba enne eurooplaste, portugaalaste, hispaanlaste siia saabumist olid Filipiinid siin maailmakandis teada ja tuntud koht. Aga hispaanlased olid esimesed, kes 16. sajandil siia tulid ja siia jäid. Filipiinid nimi on tulnud sellest, et hispaanlased nimetasid selle oma kuninga järgi. Filipe II oli tolleaegne valitseja ja Islas Filipinas ehk siis Filipi saared. Siin on palju sellist ühist nagu Mehhikoga. Et nad on Hispaania asuala olnud kunagi, aga imelik ja omapärane ajalooline asjade käik oli see, et hispaanlased ei valitsenud, ei kaubelnud, ei toimetanud siin mitte otse Euroopast, vaid läbi Mehhiko. Niimoodi, et ka kaubavahetus käis siit Mehhikosse ja Mehhikost siis emamaale Hispaaniasse. Nii et seetõttu on ka see katoliiklus sarnane sellega, mis on Mehhikos, on selline surnute kultus, surnute päev on suur püha, võib-olla isegi kõige suurem püha, mis neil on. Samad pühakud, mis Mehhikos, niimoodi, et see kultuuripärand on väga tugevalt seotud sellega, aga naljakas on see, et tänapäeva Filipiinid enam hispaania keelt praktiliselt ei räägi. Niimoodi, et see Hispaania valitsemine on jäänud minevikku ja nendel on oma keel, mis on selline segu tagaloogi ja muudest sellistest kohalikest keeltest, pluss veel erinevatest Euroopa keeltest, mõjutused, moodsad sõnad tulnud inglise keelest sisse. Kui veel rääkida sellest vähe kaugemast ajaloost, siis hispaanlased valitsesid 300 aastat siin. Ja nende valitsemine lõppes ka sellise kaudse pauguga, ütleme niimoodi. Seal 19. sajandi lõpus oli selline intsident nagu Ameerika Ühendriikide ja Hispaania sõda, mille hispaanlased kaotasid ja rahulepingu ühe sellise lisana hispaanlased andsid mõõduka tasu eest Ameerikale üle oma Filipiinidel asunud koloniaalvaldused. Ma vaatasin, siin tuli jälle üks kaless vastu, ma ei tea, kuidas teil, aga minul oli kogu aeg selline tunne, et kui ma seal kalessis istun, et mina toetan taha ja hobune tõuseb maast lahti. Ma ikka jälgisin, et kuidas on, et jalad olid ikka vastu maad, et sai hakkama.
1942 tungisid siia sisse Jaapani väed, ameeriklased löödi välja. Ameeriklased, kindral MacArthur pidas kuulsa kõne, et ma tulen tagasi ja 1944 Ameerika Ühendriikide Vaikse ookeani sõjategevuse käigus, siis ameeriklased tulidki siia tagasi koos ameeriklastega, jaapanlased löödi välja ja teise ilmasõja järel toimus riigi iseseisvumine. Ja 1946 oli see aasta, kui Filipiinidest sai iseseisev riik. Et 12. juuni on nende iseseisvuspäev, aga see ei ole mitte 46. aasta järgi, vaid 1898 kuulutati sellel päeval välja esimene Filipiinide iseseisvus. Filipiini vabariigi suurus on 300 000 ruutkilomeetrit umbes. Kujutab endast arhipelaagi, mida me juba teame. Ametlikult on kirjas niimoodi, et Filipiinidel on 7641 saart. Ja kui rääkida siis, milliste merede vahel ta on, siis ida poolt on Filipiini meri, lääne pool on Lõuna-Hiina meri, keskmine kõrgus on Filipiinidel 442 meetrit üle merepinna, 80 provintsi, 39 liikme loetakse kokku ja kõrgem mägi on Apo mägi, 2954 meetrit üle merepinna. Kõige suurem rahvusrühm Filipiinidel on tagaloogid, ka nende riigikeel on tagaloogi keelel põhinev, siis järgmised on Visayad, neid on 11%, kui tagalooga 25%, Cebuanosid on 19%, Ilocanosid 9% ja teisi on juba riburada mööda vähem. Nüüd selline number, mis kindlasti absoluutselt igatpidi huvitab, et millised on palgad. Keskmine palk, kogu riigi keskmine palk, seda rehkendatakse ühe tööpäeva maksumuse järgi $10 üks päev. Pensionisüsteem on siin selline, et pensioniiga saabub 60-aastaselt, aga et pensioni suurus on päris kehvakene. Et sõltuvalt siis sellest, mismoodi on endal sissetulekud olnud, millised need palgad on olnud, aga pensioni suurus pidi jääma sellisesse vahemikku nagu $100–200. Aga et tänapäeval võib öelda, et see on väljasurev business. Tehakse umbes niimoodi, et ainult turistidele näitamiseks ja turistidele müümiseks, et seda tööstuseks pidada ei saa. On jäänud rohkem selliseks hobiks. Siin on nüüd selle savi sõntkumise ja segamise koht. Tööriist, kes seda tegi, seisab ka seal vesipühvel. Tema oli see loom, kes siis pandi siin tammuma, kõndima ringiratast. Tema tampis selle savi ühtlaseks. Kollektsionääre on kahesugused. Ühed on need, kes koguvad midagi ja peidavad seifi ära. Nad teavad, et neil on, kellelegi teisele ei näita. Aga siis teised on, kes koguvad ja tahavad kõigile näidata. See rikas mees on seda tüüpi, kes tahab kõigile näidata. Et mina võin endale seda lubada. Mul on omad loomad, teen oma loomaaia ja teie rahvas tulge ja vaadake ja imetage ja kadestage mind. Selline on suhtumine. Siin on nüüd jahitrofeed. Ja siin on see rikkur ise pildi peal. Ja see kõrge maja siin on nüüd selle Sinksoni pere enda elamu paleekene. Sealt on ilus vaade oma loomaaiale. Ja mis universumi silt on siin sellepärast, et see sama Sinksoni pere oli selle ürituse peasponsoriks 2017. aastal. Meri. Üldse Aasias see Lõuna-Hiina mere nimi, see ei lähe kohe mitte. Ükski riik ei taha seda nimetada Lõuna-Hiina mereks. Ka vietnamlased näiteks Lõuna-Hiina merd ei nimeta Lõuna-Hiina mereks, vaid nemad nimetavad seda Idamereks. Seda lihtsalt sellepärast, et hiinlastega on siin Lõuna-Hiina merel kogu aeg üks kamm ja jagamine. Hiinlased ülbelt tahavad kuulutada seda merd enda majandustsooniks. Spratli saartel on olnud näiteks seal
Hiina ja Vietnami relvastatud konfliktid. Hiinlased ehitavad omi saari, kunstlikke saari just sellepärast öeldes, et näete, meil on siin saar, järelikult tõmbame sellise 12 või enama miilise ringi ümber seda, ütleme, et see on meie oma, teised riigid loomulikult ei taha seda lubada. See on ka arusaadav, et kuidas siis ikkagi niimoodi üks suur riik tuleb õue peale minu maja juurde laiama, aga see on reaalpoliitika, suurele on sageli lubatud rohkem kui väiksele ja nii see asi välja kukub, aga jah, et ei ole tegelikult see Lõuna-Hiina mere ümber toimuv sugugi mitte rahumeelne ja korralik ja tsiviliseeritud. Nüüd olemegi jõudnud Santa Maria kiriku juurde. Ja see on siis ka nüüd UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt. Istavad näkku sisse, löövad risti ette ja alles siis lähevad edasi. Kuna meie ei ole katoliikidest, meil selles mõttes midagi ei juhtu, keegi meid välja tertseriks ei kuuluta. See on veel lillekiidusid. Ei, see on rahapulakud. See on, kui käiakse läbi, ei saa ju korjandust, eks ole, ronida sinna vahele, siis sa pistad pulgaga, et väike rahakene. See on väga oluline asi. Ja mäletate, kui me seal mägedes ringi sõitsime, siis sõitsime kahest sellisest läbipääsust, eks oli see Daltoni teine eelmisel päeval, siis seal langenud Ameerika sõdurid, seal oligi kellelgi küsimus, et mis nendega tehti, et kuhu nad maeti, et ei olnud ameeriklaste surnuaeda seal, siis ameeriklaste jaoks oli Manilas surnuaed. Ja siinsetel inimestel on nagu 4 tähtsat sündmust nende isiklikus kalendris. See on sündimine, abiellumine, suremine ja saagikoristusperiood. Et teatud sellistel aegadel, näiteks saagikoristusperioodil, kui on nendel omad pidustused, siis nad panevad nii-öelda oma linna või küla lukku ja teiste hõimude liikmed ei lase ka mitte sel ajal enda juurde, et nendel on jälle selline omad traditsioonid, mis nad siis teevad, kuidas nad oma pidusid peavad, et samamoodi käib see ka inimeste sündimise, abiellumise ja surmaga, et need on need kiivad traditsioonid, mida teistele ei näidata. See ei ole üldse vana ka, et see on aastast 1904 ameeriklaste rahade eest püsti pandud. Sisse ka minna, ega keegi ei keela. Et see vana koha peale ja võib-olla mingid osad nendest müüridest on ka siin vana, aga uus ehitus on 90-ndatest aastatest. Mõlemad variandid on, et üks variant on ikka, et see 6 jalga nagu meie maa alla ja teine variant on, et ehitatakse selline kamber, kuhu siis lükatakse kirst sisse, et kui te siit mööda tulete, siis all on näha, kus on üks vaba plats ootamas, et ilmselt seal üks abikaasadest on varem surnud ja teisele on ka valmistatud koht ette, et kui tema aeg tuleb, siis lükatakse tema kirst sinna ja müüritakse kinni ja niimoodi, et siinsetel inimestel on kõigil nagu 2 nime. Üks on see kohalik nimi, see Igoroti nimi, Mägilase nimi või selle suletud ühiskonna nimi. Seal on need kirstu peale kirjutatud. Et see on see mitteametlik nimi, mida nad omavahelises suhtluses kasutavad. Aga siis ristinimi, eesnimi, perekonnanimi, see on siis ametlik dokumendi nimi, et mida siis kasutatakse kogu muu maailmaga suhtlemiseks. Nii et tegelikult neil algselt oli ainult üks nimi, et ei olnud perekonna nime. Et jah, et siin oligi küsimus, et miks kirstud on väiksed. Et nad ei ole mitte laste omad ega väikeste inimeste omad, aga eelkristlikest aegadest nendel on uskumine, et kui inimene sünnib, eks ole, looteasendis või on ema kõhus looteasendis, et peale seda, kui ta on surnud, et siis on hea panna ta samamoodi looteasendisse, et minna siis siit maailmast ära, nii nagu ta siia tagasi tuli. Nii et selline pikkade kirstude mood, ütleme, on alles sellest ajast tulnud, kui ristiusk siia saabus. Kuna see on seesama, et mullast oled sina võetud ja mulda pead sinna tagasi saama, aga ehkki on Kristus siin sees, eks ole, nad eelistavad oma vana seda pagandust või animismi aega, et nemad leiavad ikkagi, et see kõige parem matmise koht on siin nii nagu nende esivanemad selle kalju seina peal, et rääkigu need ristiusumehed, mis tahavad, aga vanad harjumused, vanad uskumused ei sure niisama lihtsalt niimoodi. Ja mitte igaüks ei saa õigust siia maetud saada. Selleks peab täitma teatud tingimusi. Kõigepealt üks, sa pead olema vana inimene, sul peavad olema lapselapsed, sa pead oma
ja lapselapsed peavad olema abielus ja sina pead olema neile õnnistuse või loa andnud, et jah, nad võivad abielluda. Siis teine asi on veel see, et surm peab olema loomulik. Õnnetuse puhul siia seina peale matta ei tohi, siis tuleb matta tavalisse sellisesse surnuaeda, niimoodi, et mitte igaüks ei saa. Ja see tool on seal sellepärast, et see kuulub ka sellise matuse tseremoonia juurde. Kui inimene on surnud, siis ta mähitakse selleks loote asendisse ja pannakse maja ukse kõrvale tooli peale istuma. Ja niimoodi hoitakse teda 4 päevaselt. Nagu ta ütles, et see protsess on võrdlemisi haisev, et kõik, kes mööda käivad, saavad teada, et selles majas on matused tulemas, et matuse nädal on käimas, et 4 päeva see siinses soojas inimene käärib, eks ole, muutub tõesti selliseks natukene nagu vedelaks, õnne toovaks palliks ja peale seda, kui see aeg on läbi, siis tool tavaliselt, nagu ta ütles, lastakse jõevoolu alla minema, kuna keegi ei taha sellise tooli peal, eks ole, pärast enam istuda, aga siin on toodud see tool, kus siis seda kadunukest on hoitud ja pandud siia kirstu juurde. See matuse teema on ka väga huvitav, et kõigepealt kinnitatakse seina peale kirst. Kadunukene mähitakse nendesse kohalikesse kangastesse, mida me nägime, eks ole, eile tõmmatakse sellesse loote asendisse, kui on traditsiooniline värk nagu palliks. Pere toob majast välja, aga peale seda hakkab toimuma selline mäng. Mehed, grupp noori mehi tassivad ja võitlevad selle nimel, kes saab selle surnukeha siia kirstu ära tuua. Et see on nagu selline traditsiooniline korvpall ja eriti hea on veel, kui see surnukeha on natuke vedel. Et kui tilgub sealt midagi peale nendele mänguritele, siis see toob eriti head õnne neile. Niimoodi, et ühele imeline, teisele tavaline, eks ole, nii et selline see maailm on. Ja tänapäeval, isegi kui need vanad inimesed ise tahaksid, et see traditsiooniliselt maetaks, siis nooremad inimesed sageli ei ole päris sellise protseduuriga nõus, et maja kõrval või ukse kõrval istub nende vanaisa, eks ole, 4 päeva ja iga päeva juures käivad ju ka pidustused, ega see ei ole niisama. Sa pead tapma seal kana ja tapma sea ja kõigile nendele inimestele, kes sealt läbi käivad ju süüa pakkuma, et see on ka kulukas kõigile lisaks, pluss veel see antisanitaarsus, et see ei ole mitte meie mõistes selline kena ja korralik matuse üritus, vaid see on ikka tubli ettevõtmine, hoopis teistsugune asi. Ma küsisin, et kas siin need köied, eks ole, need lõpuks ju mädanevad läbi, nad ütleb, et tänapäeval on seal pandud trossid, et tross hoiab seda kirstu päris kaua seal üleval. Küsisin, et kuidas nad siia seina peale saavad. Nad ehitavad matuse ajaks siia tellingu. Niimoodi, et kui matuse riputamine toimub, siis tellingu pealt tehakse see asi ära ja pärast korjatakse tellingud ära, et ei jää siia niimoodi risuks. Niimoodi, et see on inimese enda otsus, et kas ta laseb ennast riputada, eks ole, aga matta kõlab nagu ikka paremini. Siia seina peale või siis koopasse, et see on puhas enda eelistus, et kui ma tahan, et mind pandaks koopasse, siis minu järeltulijad panevad koopasse, kui ma tahan siin seina peal rippuda, siis pannakse siia, et see on minu enda otsus. Selgelt, mis pärast tema nimi on kajaorg, et kui siin hõigata, siis kajab vastu. Aga kuna kogu see kaljustik, mis siin on, need lubjakivi kaljud on sisuliselt surnuaed, seal on sees koopad, kuhu on maetud, siis on ka kalju lõhedes, need rippuvad kirstud, et tänapäeval seda kaja ei ole viisakas kontrollida. Siinsed rahvad, vaatamata sellele, et nad olid kõvad peakütid, eks ole, pidevalt toimusid hõimusõjad, aga naised olid nii palju austatud, et naisi mitte iial ei vigastatud, neid ei tapetud. Ja see vana sõjamees oli öelnud, et oli olnud üks selline juhus, kus sõja situatsioonis, eks ole, küll olidki jäänud ainult naised ja lapsed. Teise hõimu mehed tulid, tahtsid vaadata, et mis siis toimub, et äkki saab mõne pea. Ja siis naised hakkasid laulma ja neid needma. Ja ehkki nad olid paljad, nad kandsid ainult niudevööd, tõsteti niudevööd üles ja see oli nendele sissetungijatele nii suur hirm, et kui naised needsid, et kui teie tulete sisse, et te lähete meie sisse tagasi, et teie elud lõpevad siin samas ja sellest piisas täiesti. Sind saadetakse külast ära, keegi ei suhtle sinuga enam, keegi ei tee sust välja, sa muutud tühjaks kohaks, et see on nagu kõige suurem karistus, mis üldse on.
ja abielude eesmärgiks nendel oli ikka laste saamine. Ja kui mehel ja naisel lapsi ei tulnud, siis ilma igasuguse tülita oli võimalik valida endale uus partner ja proovida, et kas siis selle uue partneriga, kus ühel või mõlemal siis lapsed tulevad. Laste saamine oli see ülim eesmärk kõigil koosel. Need sarved ja suured kolbad, et need on vesipühvlitest järgi jäänud. Kui on pulmad olnud, siis pulmade puhuks veristatakse üks pühvel ja peaküttidega oli see probleem, et kuidas nendele seletada, et nad ei tohiks enam naist küttida. Sellepärast, et üks mees enne, kui ta naise sai võtta, tal pidi olema oma maja ees vaenlase pea. Appi asuvad pühvlid. Pühvli pea on sama hea kui vaenlase pea. Ja nende riisiterrassidega on see asi, et praktiliselt juurde neid enam ei tehta, kuna noored lähevad sageli ka küladest ära, pered ei ole enam nii suured. Ja teine mure on veel, et siinsed põllud kipuvad kuivuma, et ei ole piisavalt vett. Mägedest ei tule piisavalt vett enam nende riisipõldude jaoks ja väga paljud need räspõllud on ka seetõttu muudetud juurvilja põldudeks, et ei ole enam riisi kasvatamine, vaid kasutatakse mis vähema veega hakkama saab. Siin on näha nüüd, kus see rohelise katusega majade kompleks seal vasakus servas on. Sinna me sõidame veel oma jõuankritega ja sealt hakkame jalutama nende vanade riisipõldude vahel. Värskete taimede ettekasvatamise koht, sinna pannakse seeme. Kui nad on piisavalt suureks kasvanud, nii 2-3 nädalat, selle aja peale on vesi põllul juba soojaks läinud, siis seotakse need värsked taimekesed niimoodi mõne 5-10 taime kaupa kokku puntideks ja istutatakse käsitsi maha. See riisi istutamine käib käsitsi üle maailma, et isegi jaapanlased teevad seda käsitsi. Nendel on küll see vahe, et tädid istuvad sellise traktori taga, et nad ei surpa poris põlvini, aga käsitsi käib ikka, öeldakse, et ainult sedasi saab kvaliteetse istutamise. Siis kui noored taimed on pandud sinna kasvama, siis ka 3 nädalat on nad umbes niimoodi vee sees. Selle aja peale nad võtavad juured alla, kasvavad suureks. Vee funktsioon tegelikult riisipõllul on ju see, et ta hoiab stabiilset temperatuuri ja ei lase kahjuritel, nendel umbrohtudel kasvama hakata. Sellepärast, et riisile vesi sobib, aga umbrohule ei sobi. Kui siis õige aeg on käes, siis lastakse vesi põllu pealt ära ja siis ta muutub tavaliseks teraviljaks. Väävlisisaldus. Siin ei ole sooja vee allikas. Sama vesi tuleb tegelikult jõest. Ja selle basseini teeb soojaks augud ja see vee sisse tuleb augud, mis tuleb vulkaanilisest pinnasest läbi. Sealt tuleb selline väävlisisaldusega suitsedoss ja see kütab siis selle parajalt üles. Ja siin nüüd nende mägirahvaste juures on üks asi veel vastupidi kui mujal. Siin mehed tegelesid koduhoidmise ja laste kasvatamisega. Naised tegelesid põllumajandusega. Nemad uskusid, et kui mees istutab riisi, et see on paha õnn. Et sellest riisist ei tule midagi head. Seetõttu mehed tegelesid koduste majapidamise asjadega. Küsisin, et kuidas siin nüüd selle relvaseadusega lood on, et kas relva kandmise õigus ja saamise õigus on väga keeruline, et ei ole keeruline, et pigem lihtsapoolne on relvaseaduses ette nähtud need reeglid, et kui tahad endale ainult kodu ja vara kindlustamiseks relva saada,
et siis tuleb osaleda ainult seminaril, kus räägitakse sellist üldist juttu. Seminari käigus õpetatakse ka natukene laskma ja siis saadki juba relva ostmise loa ja oma kodus pidamise loa. Aga kui tahad juba ka kaasas kanda, siis on jälle üks eraldi seminar, mis tuleb läbi teha. Et see on nagu eraldi, et üks asi on kodus omada relva, teine asi on õigus ka kaasa võtta. naisterahvas. Ito 42, meron siyang 7 anak. 42. How 10 yung anak niya? Ito si Rika 35. Ja tal on 10 last sellel naisterahval. Ito si Rika 35, asawa ni Chifte. Ang anak niya 4. Tapos ito si Auntie Yolanda, pero ano yung edad? Dito si 61. 61 on see hästi ehitatud 13, vanha yung anak niya 13 yung buhay. 6. ja temal on 13 13 last, children, but only 6 alive. aga 6 on ainult elus, teised on surnud. Ito namin lang, pero may edad. 51. Ha? 51, pero Ja järgmine on 51 10 yung nanganganak na ja temal on 10 last 6 ja 6 on elus jälle. survive. Niimoodi, et sünnivad küll, aga väga kaua vastu ei pea. 13.
230, meron siyang dalawa. 30. 30 on siis see järgmine naisterahvas. Si Rico single. Ja poiss seal kõrval, tema on veel vallaline, temal ei ole lapsi. Karamihan sa kanila magkakamag-anak. Ikaw, Mr. Ano? Ja kusjuures kiinnitas nad seda ka, et kõik nad tegelikult täpselt ei teagi, kui vanad nad on. Et see on selline hinnang, et umbes nii vanad nad on. Kes seda nüüd täpselt teab, eks ole. Tuleks vahepeal lumi maha, oleks lihtne lugeda. Mitu lund on olnud vahepeal, aga ei ole. On ainult 250, et näiteks siin kõrval külas, siin lähedal pidi olema ainult 8 kohast patakihõimu tunnustega inimest, teised on kõik juba segaverelised. Järgmises on natuke rohkem, nad on kaugemad, eks ole, nii et näeme siin tegelikult seda, kuidas üks rahvas välja sureb. Selles mõttes ühtepidi huvitav, aga teistpidi kurb ja sellised külad tegelikult minu meelest peaks eestlasi mõtlema panema. Just selles mõttes, kas me tahame samasugust saatust, et kui me kõigile asjadele, mis meile tulemas on, ütleme ei. Kas me tahame olla samamoodi kunagi, kus tulevad natukene siuksed üleoleva olekuga välismaalased vaatama, kuidas kohalikud trummi löövad ja tantsivad. Tegelikult see on jama, see on natukene kurb kogu see asi. Niimoodi, et sellised külad peaks meid mõtlema panema, et kas kõigile tasub ei öelda, kas äkki me ei peaks ikkagi enda kasuks ära kasutama, mida maailmal meile pakkuda on. Kas me kõigile tehastele ütleme ei, kas me investeeringutele ütleme ei ja lõpuks ongi niimoodi, et me ütleme ei. Juhtub samamoodi nii nagu seal eelmisel saarel, eks ole, nendes külades, kus investeeringud 60-40, jääb see 40 tulemata ja 60 endal pole niimoodi, et mis teha. Et kui veel Manilast rääkida, siis Manilas on tegelikult 17 erinevat linna, mis on kokku kasvanud. Et see ongi nüüd see sama vastus, et kui öelda, et kus siis tema see südalinn on. Jah, siin on ka Manila linn, Manila City olemas. See on see väike vanalinn, aga tänane Manila koosneb 17 erinevast linnast. Kuhu siis mahuvad ära circa 10-12 miljonit inimest, olenevad sellest, kuidas lugeda. Siin selle mälestusmärgi keskel on ka teise ilmasõja aegsed sellised strateegilised kaardid, mis on nagu mosaiigina tehtud, niimoodi, et lisaks surnuaiale antakse ka ülevaade, kuidas siin sõjategevus omal ajal toimus. Ja keskel see torn, see on ka kabel, niimoodi, et see on selline ilus arhitektuurne kompleks. Enamus on siin ristidega tähistatud, hauad, aga on ka Taaveti tähtedega, et neid on siin kokku löödud, et mõnikümmend juudisoost ameeriklast on siin ka hukkunud. Et kui siin nüüd vaadata ja silmad tahta hoida, siis siin nüüd paremal pool ongi näha üks juudi kuusnurk. Nüüd olemegi jõudnud Risaali parki. Ja see sama revolutsionär Risaal hukati, lasti maha siin sellel samal väljakul, kuhu me läheme ka 1896. Ja ta oli sel ajal 38-aastane, et süüdistati teda revolutsiooni valla päästmiseks, ebaseaduslike relvagrupeeringute loomises, ühtepidi täitsa õige ju, seda ta tegi. Ja teisel pool teeb see must post, see on 0 kilomeetri märk. Ja siin nüüd Manilas on hästi palju neid jeepneid ka ja need jeepnid on just sellise väljanägemisega, mis neile selle nime andis, et kui neid vaadata, siis seda ninaosa, see on just sellise kujuga, nii nagu ameeriklaste teise ilmasõja aegsed jeepid olid. Et see on koht, kus küpsetatakse vardasse aetud siga. See on selline toit, mis on siin tuntud üle kogu riigi. Lechon on see, mis on selline piduroogade tipp. Ja kui jaanuar, veebruar, märts on selline periood, kui kõigil linnadel on omad fiestad, omad pidustused, festivalid, siis üks selline asi, mida alati seal pakutakse, ongi see sama lechon.
Looma linnaosa on ka kuulus oma kukevõitluse areeni pärast ka. Seal käivad suured rahad läbi nendest võistlustest. Siin on nüüd kolumbaariumid. Nüüd me jõuame Manila põhjasurnuaed. Põhjasurnuaed on põhimõtteliselt avalik surnuaed, aga mis tema kuulsaks teeb, on see, et see on see surnuaed, kus inimesed on ehitanud haudadele omale majad. Loomulikult see on ei ole lubatud tegelikult, see on et siin on küll nüüd viimasel ajal välja antud käsud, et need hauaplatsid tuleb vabastada, et ei tohi enam ehitada siia maju nende peale. Aga see võtab aega ja see päris nii lihtsalt ei lähe. Siin on suured uhked kabelid. Siin on niimoodi, et kõige suuremad ja kõige uhkemad on hiinlastele kuuluvad. Aga siinpool on, nagu näha, on kristlaste omad. Hiinlased kasutavad ka enda neid, kabel on vale sõna, eks ole, hauakamber on vast õige. Kui nad tulevad siin festivalide ajal oma kadunukesi mälestama, siis selleks, et siin mõnusamalt aega veeta, siis nad on sageli sellele hauakambrile ehitanud sisse veevärgi, kanalisatsiooni, konditsioneeri, siis nad on oma öö siin ära, oma kallite kadunukeste juures ja siis nad lähevad jälle minema. Et alguse sai selline siin elamine sellest, et need, kes siin praegu elavad, on järeltulijad nendele, kes kunagi neid hauakambreid ja surnuaeda hooldasid. Näete, siin on kenasti sisse sätitud voodid, värgid, kõik elatakse täiesti. Et jah, siin on näha ka, et see on nagu mausoleum, eks ole, seal on mööbel sisse toodud ja elatakse. Miks lasta hea kinnisvara niisama tühjana seista, raisku lasta? Saab ära kasutada. Hiinlaste luksussurnuaed. Et siin on tegelikult nagu 3 surnuaeda, on siis hiinlaste surnuaed, on katoliiklaste ja siis avalik surnuaed, kust me tulime just. Need mausoleumid siin hiinlaste, rikaste hiinlaste omad on just see, mis teeb selle erakordseks. Et see maja, nüüd see suur maja, siin on krematoorium, siin on juttu, et ruumi on vähe, et tänapäeval järjest enam kremeeritakse kadunukesi. Et hiinlaste tempel on avatud, siin jalutame mingi ja kõige suuremad mausoleumid on seda tänavat mööda edasi. Niimoodi, et tagaloogid olid selle sama Fort Santiago aladel, mis meie selja taga siin on, minu selja taga teie ees. Et see on nüüd esimene selline teadaolev koht, kus inimesed siin Manila aladel elama asusid püsivalt. 1565 saabusid konkistadoorid, lõid nii-öelda korramajja, tagaloogide asula löödi siit välja, konkistadoorid võtsid selle ala enda haldusse. Ja tagaloogide pealik tema saadi kätte, tapeti, seal on tema pilt ka nii-öelda seina peale joonistatud ja tagaloogid kolisid teisele poole jõge.